Head keskkonnaharijad! Ajal, kui kogu Euroopa räägib rohepöördest, seab kliimaneutraalse ringmajanduse sihte, teeb plaane, kuidas säilitada elurikkust, ei saa keegi jääda kõrvaltvaatajaks. Mul on hea meel tõdeda, et nii paljud õpetajad ja keskkonnahariduse edendajad on võtnud oma südameasjaks tegutseda selle nimel, et keskkonnateadlik mõtteviis ja keskkonnahoidlik käitumine saaksid osaks meie kõigi igapäevaelust. Rohepööre ei ole loosung, järjekordne Brüsselist peale sunnitud poliitiline trend. Peame mõistma, et rohepööre on võimalus luua kõigile paremat tulevikku. Sellel aastal saabus globaalne ületarbimise päev 29. juulil. See tähendab, et oleme elanud juba 90 päeva loodusele võlgu. Aga võlg on võõra oma ja me ei saa jätta tasumist tulevastele põlvedele. Vaid teaduspõhiselt kavandatud tegevused ja koostöö igal tasandil viivad meid sihile. Keskkonnaministeerium on algatanud keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD, mille eesmärk on saavutada laiapõhjaline kokkulepe looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks. Looduse arukas hoidja saab olla vaid keskkonnateadlik inimene, kes mõistab looduse ja inimtegevuse seoseid ning oskab ja tahab keskkonnasäästlikult tegutseda. Seetõttu on õpetajad ja kõik keskkonnahariduse edendajad meie jaoks äärmiselt olulised partnerid. Kindlasti on teie roll ka selles, et täna saan ma õnnitleda 7 noort, kelle senine tegevus väärib autasustamist noore looduskaitsja märgiga. Need noored on Artur Medri, Kirke Medri, Kennet Puieste, Marie-Eike Rebane, Maarja Mets, Martin Valvas, Kaia Solnik. Palju õnne! Algava konverentsi teema on rikkus meie jalge all. Otsime koos vastused küsimusele, kuidas on seotud omavahel kliima, muld ja maapõues peituvad varad. Muinaisjuttudest on teada, et varakambrisse sattunud rumala ja ahne inimese käes muutusid aarded väärtusetuks tolmuks. Usun, et teadlaste ettekannetest koorub tarkus, mis teeb meid mõistlikumaks ja õiglasemaks maapõue rikkuste kasutajaks. Loodan, et konverentsi ettekanded, vestlusringid ja töötoad toetavad mõistmist, et rohepööre ei ole inimtegevuse piiramine, vaid hoopis möödapääsmatu selleks, et meil kõigil oleks parem tulevik. Loodan, et siit saadud mõtted muudavad meie ühiskonda targemaks, nutikamaks ja hoolivamaks, nii üksteise kui ka kogu ümbritseva keskkonna ja looduse suhtes. Soovin kõigile ideederikast ja koostöist konverentsi.